Ja tervist siit Biome podcastist Ilujutud. Ja meil on täna taas kord elu muutev reis selja taga, isegi reisid, kohe puudutame seda teemat. Rita, kes on siis nüüdseks 2 korda meil Istanbuli esteetikareisil osalenud, jagab oma hammastega seonduvat kogemust. Hambad on täna väga popp teema ja kohe kuuleme siis täpsemalt ja tegelikult meie eesmärk, miks me kõik seda ka teeme, ongi selleks, et inspireerida, jagada julgustavaid lugusid. Mul on tohutult tänulik Ritale, kes on selle teekonna ette võtnud ja ka täna teisest linnast siia Tallinnasse kohale sõitnud selleks, et kõike oma seda lugu südamlikult ka jagada. Ja kohe kuuleme siis täpsemalt, et mul on au tervitada sind siin, Rita. Tere, Joone. Rita, ja mis sind siis täpsemalt vaevas hammastega seonduvalt? Millest see kõik alguse sai? Alguse sai sellest, kui mul hammas suust ära tuli. Ja seele mul see tõuk andiski, et nüüd on vist minek. Võib vist öelda, et iga asi on millekski hea. Jah, täpselt. Ja mis siis sai? Miks sa just Türgi kasuks otsustasid? Sest Türgist ma olin ennem juba kuulnud, et kõik rääkisid sellest, aga ma ei teadnud, kuhu poole pöörduda ja mida teha. Ja siis hakkasin ise tuurima. Ja kuidas sa meid leidsid? Tänu Buduari saatele. Ai, kui hästi. Ja tervitused Kaidile siin kohale. Täpselt. Ja kuidas siis, aga räägime sellest protsessist, kuidas sa täpsemalt välja nägi, et sa võtsid meiega ühendust ja mis siis edasi sai? Siis ma võtsin ühendust siis Helleniga ja nii kui ma Hellenile kirjutasin, nii hakkas hästi kiires asi liikuma, hästi kiiresti. Saatsin pildid, saatsin röntgenpildid ja kui see märtsis toimus, siis aprillis olin ma juba Türgis. No palju õnne. Räägime sellest esteetikareisist, et jõudsid sinna kohale, siis läksid kliinikusse, teostati uus röntgenfoto, panite paika raviplaani, aga mitte esimese korraga ei saanud sa hambakroone. Et mis sul esimesel reisil täpsemalt tehti? Kõigepealt tehti mulle luusiirdamised, 2 tükki, siis pandi implantaadid ja siis sel hetkel oli vist kõik. Ja sinul oli kaasas ka tütar, et te veetsite tegelikult toredalt koos aega ka seal, et kuidas sa sellega hakkama said, et sulle teostati suur töö, aga kuidas sa ennast siis seal vahepeal tundsid? Mina tundsin ennast väga hästi. Ja ma mäletan, ma olin koos sinuga tegelikult, need emotsioonikaid hetki oli küll ja küll, et aga tegelikult just see nagu ka tänu sellele reisile, endale tegevuse leidmine ja mida te üldse külastasite seal siis? Kõige rohkem mul meeldis Printsessi saar, kus me käisime. See oli nii kihvt, et te selle reisi ette võtsite. Kuidas te seda tegite? Te läksite, vaatasite, kuidas sinna saada ja broneerisite laevapileti ja siis sõitsite saarele kohale. Aga mida see Printsessi, mina ei ole seal käinud, mida see Printsessi saar? Ta on pisike ja armas koht, hästi pisike armas koht. Seal me võtsime jalgrattad, sõitsime läbi seda saart seal. Muidugi otsisime randa, mis oli hetkel kinni, me ei saanud sinna. Aprillikuus on natuke. Ja see oli hästi pisike ja hästi armas koht. Seda ma väga soovitan. Printsessi saarele, kuidas te guugeldasite? Lihtsalt sellist konkreetset näited lihtsalt inimestele? Lihtsalt tütar guugeldas. Ja siis me sõitsime sadamasse kohale, ostime seal piletid ja sõitsime. Millega te veel oma aega sisustasite? Käisite söömas, kõik, mis on veel meeldejäävad hetked? Kas siis... aga me käisime ju sinu sünnipäeva tähistamas Fosforuse väina kruiisil, see 3-tunnine paadisõit. See oli minust kõige parem päev. Üldse. See on nii oluline, kus sa oma sünnipäeva tegelikult veedad. Ja siis sa läksid tegelikult, sul väga palju hambaid suus ei olnud, läksid koju tagasi. Et sa said ajutised hambad vist ka sealt? Jah, ma sain ajutised hambad, aga ma neid kordagi ei kasutanud. Ei kasutanud? Mitte ühtegi korda. Ei näinud vajadust, okei. Aga ja teine reis toimus sul siis alles nüüd hiljuti. Kuidas sa seda ootasid, kuidas sa ette valmistasid selleks? Sa võtsid ka nüüd abikaasa kaasa? Jah. Et seda ma viimas reisi ma ootasin vist kõige rohkem. Kõige rohkem sellepärast, et ma oleksin saanud juba hambad suhu. Ma olin terve suvi ilma nendes hammasteta. Aga siis me jõudsime järeldusele, pani ka mu abikaasa nad lõpuks suhu endale. Nii et meil oli põnev koos. See on, vaata, juba sa inspireerid tegelikult. Sa teisele reisile tuli abikaasa kaasa, kes ka polnud kordagi varem Istanbulis käinud ja ka tema lasi endale hambakroonid paigaldada, et mitte nüüd küll kõiki, aga lihtsalt ülesse siis, kui palju tal oli? 4 krooni. Ja Sergei näeb ju imeline tegelikult välja.
see juba andis talle nii nagu palju juurde, et ja inimesed jälle siinkohal üleskutse, et kaaslane tuleb kaasa. Te võite täiesti tasuta lasta endale teostada röntgenfoto, raviplaani paika panna ja päris paljud ongi niimoodi, et kes siis koha peal on otsustanud, et nad tegelikult teostavad mingisugused protseduurid endale seal lisaks, et kui seda ajalist ressurssi on. Et teil jah selles mõttes niimoodi vedas ja saite ka kohe sellise otsuse vastu võetud, et väga kihta. Aga millest on Sergei muljed? Oi, ta on väga rahul. Ta on väga. Nii et tema tahab veel muidugi sinna tagasi minna, nii et me lähme veel sinna. Sa mainisid, et te mõne kuu pärast või kuskil poole aasta pärast tahaksite veel minna. Mis on siis see, kui sina ka polnud varem Istanbuli ja üldse vist Türgit ei olnud varem külastanud? Ma olin Türgis ainult seal Alanias käinud, aga rohkem ma nagu ei ole käinud, jah. Ja väga paljud võibolla võrdlevadki kuurort linnadega Istanbuli ka, aga Istanbul on midagi hoopis teistmoodi, et jälle ma räägin, toon näiteks need, kas te mošeedesse ka jõudsite? Tütrega käisime esimeses, ühes käisime, aga rohkem me ei läinud. Siis on see sinine mošee, see Blue Mosque arvatavasti, et kuhu on siis tasuta sisse pääse. Jah, siin samas, jah. Ja juba see on selline kultuuriline väärtus, et Istanbulil on nii ajalugu ja lihtsalt nii põnev, kõik see mingi Büstants ja Mesopotaamia ajast on ja oma selle iidse ajaloolise auraga on ja et ja ongi, aga mis sa nüüd plaanid, kui te lähete uuesti? Siis me lähme sünnipäeva pidama jälle, aga mitte minu sünnipäeva. Jaa, kelle sünnipäeva? Me lähme õemehe sünnipäeva pidama. Ja te lähete kõik koos niimoodi reisile? Kas sa mainisid ka mõnda protseduuri, mida sa veel tahaksid Istanbulis ette võtta? Jaa, ma tahaks silmi teha. Ülalaud? Jah, kohe kindlasti. No nii nagu minulgi on isiklik kogemus, mina olen ka Istanbulis lasknud ülalaugusid korrigeerida, nii et meil on väga tore kirurg, kes siis seda tegelikult kohaliku tuimestusega läbi viib ja tegelikult Silvia Ilveski on meil ju ülalaud teinud. Ma saatsin sulle fotot ka. Ja. Võt. Kindlasti kohe. Aga räägi veel inimestele julgustuseks, et sinul oli nüüd väga suur teostus. Ma küsiks nagu seda, kas sa Eestist võtsid ka hinnapakkumisi? Võtsin, aga need on üle jõu. Räägime natuke numbritest, et Eestis, kui nüüd tõeliselt võrreda, sest Türgi väga suur trump on soodne hind. Mis oli Eesti ja Türgi hammaste tööde hinnavahe? Kui siin taheti mulle panna 3 implantaati, siis ma maksin Türgis juurde, et saada selleks terve suu. Et kui on Eestis oli mul vist 6000 mõne implantaadi. Jah, mõne implantaadi eest ja pluss veel kapad, pluss kõik muu. Selle juurderavini ma jõudnudki ma ei kujuta ette palju, see oleks ka päris suur summa olnud. Pluss veel luusiirdamised. Ja. Seda ma jälle rõhutangi, et selleks me seda tööd teemegi, et see jõuaks tegelikult ka iga abivajajani on ja et kellele võib-olla tunduvadki need summad ulmelised, sest ka minul oli ju tegelikult selline kogemus, kui ma hakkasin hambakroonide või hambalaminaatide hinda Eestis uurima ja mulle kas oli 6 esihambale hinnapakkumine oli kas 8000 eurot või isegi 4 ja see vahe, mul oligi see, et siin käed üles mõtlesin, et okei, et ma jätan selle asja praegu sinna paika ja siis hakkasid tegelikult need Istanbuli erinevad võimalused ja Türgi meditsiini tase minuni jõudma. Et väga paljudel inimestel on ka hirme selle ees, et Türgi võib-olla 3. riik ei ole Euroopa Liit, et kuidas ma nüüd sinna lähen. Aga jällegi selleks me seda kõike teeme, et neid inimeste hirme müütega kummutada. Et minul ka, et ema oli meedik ja mul oli ka kõik, et peab olema nii viimase peal ja kõik standardite järgi, aga Türgi meditsiin on tegelikult väga kõrgete standarditega. Arstide tase on meeletu. Samamoodi kui nüüd hambakliinikust rääkida, siis igapäevaselt paigaldatakse ju tohutul hulgal kroone, käivad erinevatest rassidest, erinevatest rahvustest inimesed kohal. Türgi arstide kvalifikatsioon on selles mõttes, nad tegelevadki ainult sellega. Implantaatide paigaldused on erinevad arstid, on lõualuukirurg, kes sinuga tegeleb, on kroonide paigaldamise arst, on erinevad juureravide arstid, et see on selline täiskombo tegelikult, mida nad pakuvad. Jah, sest mina näiteks ei kartnud üldse seda reisi. Absoluutselt mitte. Mul oli lihtsalt nii toredad sõbrad ja perekond oli taga, kes utsitasid takka mind. Kes kõike toetasid. Jah, et ma ei kartnud. Mõni jah, ütles, sa lähed ikkagi Türki. Muidugi lähen, mis mul siis on? Täpselt. Ma lähen ja käin ära. Kui need võrrelda. Käidud. Ja õnnelik. Ja.
et kui nüüd rääkida veel kord sellest Türgi ja Eesti vahest ka, on ju, et siis väga palju arvatakse, et teostatakse kehv töö või niimoodi, et mina kummutaksin selle müüdi ka, et kliinikuid, nii nagu igal pool maailmas, on väga erinevaid, väga erinevate tasemetega. See ei tähenda nüüd see, et on üks riik ja seal kõik töö on selline kummaliselt kehv, et vastupidi, tulebki leida just need õiged kliinikud, kes ongi siis meie partnerkliinikuteks, kellega siis koostöö sujub. Inimesed saavad seda rõõmu ja seda kogemust tunda seal enda nahal. Et Ritaga räägi, mis on muutunud sinu elu kvaliteetides peale seda, kui sa oled saanud uue naeratuse? No enesehinnang on küll laes, noh. Ma ütles, mul seda varem ei olnud, aga no nüüd on mul ikka väga-väga kõrge see. Ja ma tunnen ennast nii hästi, nii kindlalt, nii enesekindlalt. Milliseid komplimente sa oled saanud? Palju. Kus sa pärit oled? Sa vist ei ole Tallinnast pärit? Ma olen sellises väikses armsas kohas nagu Palivere. See jääb enne Haapsalut. Tulen sellest kohast. Seal sa vist inimestele oled jaganud oma kogemust ja, ka ju? Olen jaganud. Ütle ausa, kas inimesed on valmis tulema? On, sest mu enda tuttav tuleb nüüd Paliverest tänu sellele, et mina käisin. Läheb ta nüüd jaanuaris. Väga rõõm kuulda, tervitame teda hea meelega. See on tõesti see naeratus, et ma nägin täna ka esmakordselt siin uut naeratust ja olime küll Istanbulis koos, aga siis sa oled tõesti tohutult muutunud ja juba kõik see kuidagi see näos ära ja korra see hambatoon ka, et mis tooni sina valisid, et ma just tahtsin öelda, et mis toob nagu selle silmade sära veel rohkem esile. Ma võtsin number 2. Number 2 hambatooni, see on sellest naturaalsest värvikammast, kus on siis 3 sellist ka naturaalsemat tooni. On esimene, mis on siis päris hele, on teine, mis on naturaalsem ja 3 on siis selline kõige naturaalsem, et inimene, kes siis koha peale tuleb, saabki ilusti vaadata seda värvitoonide paletti ja sealt siis endale ka sobilikku välja valida. Et tavaliselt me soovitame ka, et silma valges kleeras siis mõni toon heleda, mis on täpselt sinul ka valitada. Naerata veel natukene, siis on. Jah, sest et teie olite suunajad ju ka samamoodi mulle ju, et ma paneksin ikkagi number 2, sest ma ise algusest tahtsin number 3 panna. Aga no nüüd ma ei jumaldanud, et ma selle panin. Et õige otsus sai vastu võetud. Ja kus juures ongi, et kui sa valid nõks heledama tooni igaks juhuks, siis seda on võimalik arstidel teha veel tumedamaks laboritehnikutel. Kuid kui valida juba see tumedam toon, ega seda heledamaks niimoodi ei saa. Et selles mõttes on õige valik, et inimene ka, kui ta kahtleb, näiteks nii nagu ka olid sina 2 vahel, on ju, et saab alati kas meie käest nõu küsida, arstide käest või siis ongi see, et valida natukene heledam toon, mida annab siis pärast tumedamaks, aga ma ütlen, mitte ükski inimene ei ole pärast tumedamaks tahtnud. Ja sul on ta äärmiselt loomulik ka, et üks asi on see kaamerasilm ja või siis fotograafi pilk, et aga niimoodi nagu päris elust on sul täpselt läheb nagu selle, kuidas ma ütlen, selle näo jumega kokku, ta toob seda silmades sära rohkem esile, seda sügavust, et õige otsus. Mina ootan ka väga sinu uusi elumuutvaid seiklusi, sellepärast, et tegelikult need tulemused alles tulevad. Et üks asi on see, et me võtame endaga midagi ette, aga see hakkab kajastuma see enesekindlus ja kõik meie eluvalikutes, otsustes, kui inimene tunneb ennast enesekindlamana. Me tegelikult kõigil on olnud mingisugused sellised ebakindlused kohad, aga lihtsalt see naeratus, see terve suu naeratus annab nagu nii palju juurde. Kuidas saab enesekindel inimene, jälle ma räägin seda juttu, et ta lööb elus paremini läbi, ta võtab julgemalt vastu otsuseid, ta tunneb ennast paremini ja mida teeb hea enesetunne? Hea enesetunne tervendab inimest. Et tegelikkuses nii ongi. Ja mul on nii hea meel, et sa otsustasid sellise eluvuutva julge reisi ette võtta. Puudutame korra valuteemat ka, et päris palju on lihtsalt meilt küsitud, inimesed on küsinud, et kas oli ka valus? Ei. Väga konkreetne. Ei olnud. Paljud on küsinud, no ei ole valus. Ma räägin jah, et paljud inimesed on see valu läbi ju nii erinev, kes kuidas võtab. Aga minul küll ei olnud valus. Ja samas tunnestavad süstid ja tegelikult aitavad nii palju kaasa, et loomulikult, et ta on ebamugav protseduur, see kõige esimene suuremad sellised. Ja. Aga noh, et olgem ausad. See esimene oli jah, sest ma olin lihtsalt emotsionaalselt lihtsalt väsinud, sest et ma pidin ikka seal nii pikalt laua peal olema. Ja see hirm, tegelikult tagantjärgi mõtled, et see tulemus on seda väärt, see on kõik selle ära leevendanud, selle hirmu. Aga mis oli alguses sinu kõige suurem hirm? Minu kõige suurem hirm oli vist, oligi see
sest ma jäin terveks suveks ilma hammasteta. Ja mul hirm oli see, et äkki nüüd ei saada mu kord, äkki nüüd ei õnnestu või et äkki mul ei saagi teha, siia alla neid hambaid või midagi, vaat see oli minu hirm, aga näed, kõik on võimalik ju. Need on kõik korras. Jaa, sest et mul on öeldud, et ei saa siia hambaid panna, kunagi ammu öeldi. Ja seda ma kartsin, kui ma sinna läksin ka, et öeldakse, et ei saa. Ja mis Istanbuli arstid selle kohta ütlesid? Ei ole probleemi, teeme ära. Nad on tõesti väga suuremahulisi teostusi teinud, et lõualuude ülesehitamised ja kõik sellised spetsiifilisemad teemad sinna juurde, et inimesed jälle, et meil on siin ehe näide täna armas Rita, kes nii lahkelt jagab oma kogemust ja just nimelt inspireerimaks inimesi, et kellel on veel natukene sellist julguse puudust, võtke julgelt meiega ühendust, et võib-olla võib ka kirjutada Ritale, küsida Ritalt veel otse kogemust. Jagan, hea meelega kohe. Kui seda tõesti teisi inimesi ka aitab, siis jumala eest. Juba see, mida me täna teeme, aitab nii palju. Jah, seepärast, et ma ei tea, miks ma nii kaua ootasin. Oleks ma läinud varem, oleks ma palju vähem olnud tegemisi. Kui kaua sa mõtlesid? Ma mõtlesin päris aasta. Ma nägin, et mis mul suus hakkas toimuma. Ja ma nägin ja rakkas ja läks hulle ja oli kuskil aasta. Vaat seda on päris paljud inimesed öelnud, et miks seda varem ei võinud teha, et väga paljud inimesed otsustavad, see ongi tõesti arusaadav, et see ongi nagu ka selline seemnete külvamine ja siis mingisugune hetk, kui inimene on päriselt valmis, siis jõuab nagu selleni, et nüüd ma tahan. Et nii nagu ka sinuga läks. Aga Rita, mis on siis veel, mida sa inimestele võiksid soovitada? Soovitaks seda, et nad ei kardaks otsuste tegemisi. Et kui neil tuleb mõte, et vaja ära teha, siis tuleb see ka ära teha. Et kahetseda näiteks ei ole mitte midagi. Et lihtsalt ise enda heaolu pärast tuleb see kõik ära teha. Et tulemus on ilus ja üldse. Väga hästi öeldud ja imelist elu muutumist ja õigeid otsuseid ja valikuid sulle ka tulevikku. Aitäh, Jaana. Aitäh sulle, Rita. Ja aitäh Bioome kliinikule, kes mul on nii palju tuveks oli. Ilma teieta ma ei oleks sellega hakkama saanud. Ja aitäh ka Ellenile, kes meid toetas kõigel sellel teekonnal ja alati ka olemas oli. Ja Rita, aitäh sinu tütrele, kes sind julgustas ja üksi me ei suuda selles mõttes nii palju, kui me õigete inimestega koostöös ja aitäh sinu abikaasale kõike ka seda julgustust ja ka ise nii julgelt, nii et ka sinu inspiratsioonile ka seda teekonda sinuga koos ette võtmast. Ja tohutu tänu, Rita, sulle, et ma tean, sind saadab suur tulevik, et see on selline hea sõda jõuab kaugele. Aitäh. Aitäh, armsad vaatajad, uute inspireerimisteni. Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust. Näete, meil on siin imeline õhkkond, imelised inimesed. See esteetikareis on meeldejääv. Inimesed, ma ütlen, ma olen ausalt nutnud seal hambarsti toolis koos nende inimestega õnnest, sellepärast et see millise uue elu kvaliteedi see inimestele annab ja loob ja südamest rõõmustavad kõik need seiklused. Kohtumisteni, nägemist ja palju edu meile kõigile.